Ilusat päeva, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime täiskuust, sest täna pühapäeval 31. mail 2026 on täiskuu oma maksimumis kell 11.45. Ja seoses sellega või õigemini tänu sellele on väga paljud inimesed, ma olen viimasel ajal rääkinud paljude inimestega, paljud inimesed on lisaks veel küsinud minust, et mis toimub praegu, et energiad on niivõrd hullumeelsed ja nii palju tuleb üles erinevaid asju, et mis toimub. Ja tõepoolest see on seotud nii täiskuuga kui ka üldse selle sagedusega, mis meil praegu on. Enamus sellest. Ja see ei ole mitte selline sagedus, mis praegu on, tõepoolest, mis saabuks justkui isiksust lohutama või tugevdama neid lugusid, mida me enda kohta räägime ja mis meie reaalsuses toimuvad selle kohta, kes me oleme, vaid see on praegu väga transformeeriv energia. See energia on seotud karmalise puhastumisega, varjude ilmutamisega ja tegelikult väga sugeva transformatsiooniga energeetilisel tasandil. Ja erinevalt nendest pehmetest ja võib-olla toitvatest sagedustest, mida me sageli oleme siiani võib-olla tundnud, siis praegu on see täiesti erinev. See on, ütleme, ego jaoks väga raske aeg. Ja see energia, mis tulebki sel nädalavahetusel, sest nii nagu ma olen rääkinud, täiskuu mõju algab ikka paar päeva, vähemalt 48 tundi enne ja kestab vähemalt 72 tundi pärast täiskuud. Ja see, mis sellel nädalavahetusel on olnud juba ja umbes järgmise nädala lõpuni, see energia on selleks, et paljastada see, mida nii-öelda isiksus ja ego on endale selles reaalsuses üles ehitanud. Ja oluline on meeles pidada, et need identiteedid, mille me oleme loonud ellujäämise, haavade, oma rollide ümber, mis me oleme endale ise võtnud. Võib-olla sa oled ema või isa või hooldaja või otsija või mingi oma töökoht, mida sa oled enda jaoks sildistanud. Ehk siis see aeg on praegu seotud nende siltide, uskumuste ja lugudega ja isegi meie ettekujutusega sellest, kes me enda arvates tegelikult oleme. Need hakkavad järgmiste päevade jooksul pinnale kerkima ja paljudel on seda juba teinud, sellepärast see tundub nagu keeruline aeg. Ja seda on minu meelest toimunud viimase paari nädala jooksul juba. Aga see on aeg, see on täiskuu seda ka võimendab. Need on tulnud pinnale selleks, et nendele otsa vaadata ja uurida neid. Ja see on just see sama asi, mida mina tegelikult oma teraapiates teen. Ma aitan pinnale kerkitada erinevaid alla surutud lugusid, emotsioone, tundeid selleks, et neid märgata ja nendest vabaneda. Ja seda ma just nendes kaugteraapiates teengi. Ja see on väga võib olla ebamugav kogemus. Sageli on see ebamugav, sest see on niinimetatud peeglite seisund, kui nii võib öelda. See näitab, kus sa oled endiselt seotud näiteks ohvriks olemise mentaliteediga, kus sa oled endiselt seotud mingite hirmudega, mingite valideerimise vajadustega, kontrolli, heakskiidu, nappuse või kõige selle külge, mida inimesed nimetavad ka vibratsiooni puudumiseks ja eraldumisega siis vanadest emotsionaalsetest programmidest. Ehk see aeg on vajalik selleks, et neid asju märgata ja et saaks toimuda see emotsionaalne puhastus. Ja seda emotsionaalset puhastust
saab võimendada ja toetada selle täiskuu seleniiditeraapia kaugseansiga, mida ma teen iga täiskuu ajal, ehk siis see juba on avatud seanss kõigile, kes soovivad sellel osaleda. Ja täpsemad juhised sellel osalemiseks saad sa siis minu kodulehelt www.kaialisa.com/kaugseansid. Täiskuu seleniiditeraapia kaugseanss. Ja see annab sulle sellist julgust ja enesekindlust seista endaga nii-öelda vastasseisus, nii-öelda endaga peeglis. Ja samas nii-öelda see toimub kuni, mis siis, et see seansil osalemine kestab, siin täna on pühapäev, see algas 11:45 või algab täna pühapäeval, siis see lõpeb kolmapäeval 11:45 sellel seansil osalemise nii-öelda aken on avatud, aga tegelikult need energiad mõjuvad vähemalt järgmise nädala lõpuni. Ja see aeg siis kiirendab ka meie kõigi valeidentiteedi kokkuvarisemist. See paljastab need maskid ja lood ja struktuurid, mida me oleme pidanud vanas energias ja nii-öelda tihedamas sageduses üles ehitama selleks, et end kaitsta. Kuid oluline on mõista seda, et meie ei ole meie hirmud, me ei ole oma haavad ja me ei ole ka need rollid selles inimkehas. Ja kui me kõik oleme need omaks võtnud, no enamik inimesi on, ma usun, mina olen ka ju omaks võtnud need kunagi. Kui see kõik kaob, siis küsi endalt, kes sa nüüd oled. Ja nii-öelda praegune selline aeg on tegelikult selline nagu sõdalase aeg, kui nii võib öelda. Mitte selles mõttes sõdimisega, vaid just sõdalane selles mõttes, et seista vastu oma varjupoolele, julgeda sellele otsa vaadata ja sellest läbi minna ja see ümber teha. Ja kõigi selle jaoks on olemas nii see kaugteraapia, kaugseanss õigemini, mis sest täiskuu seleniiditeraapia kaugseanss, mis on just sellel kuul. Ja minu need kaugteraapiad, mis ma teen, aitavad individuaalselt sind sinu igapäevastes nii-öelda sellistes vastukäimistes ja allasurutud emotsioonides ja nendes emotsioonides, mis tulevad pidevalt sul pinnale ja mille kaudu sul on väga keeruline olla praegusel ajal lihtsalt ja ka lihtsalt endaga toime tulla. Ja nii nagu ma ütlesin ka varem, et minu kaugteraapiale saab registreerida www.kaialisa.com/teraapiad, aga sellele kaugseansile, seleniiditeraapia kaugseansile saab siis registreeruda pole vaja, vaid loe juhised, väga täpsed juhised on kirjas www.kaialisa.com/kaugseansid. Nii et näeme, kellega kaugseansil, kellega kaugteraapias ja kindlasti näeme siin Valguse kanalil järgmiste videotega juba. Kohtumiseni!